Külluse mõtteviisi omandamine algab sellest, et märkad maailmas peituvaid piiramatuid võimalusi, mitte ainult takistusi. Kui keskendud sellele, mida sul juba on, mitte sellele, mis puudu on, hakkad märkama, kui palju häid asju sind tegelikult ümbritseb. Piiratud mõtteviis näeb üht õitsevat lille, küllusliku mõtteviis näeb tervet aeda õitsemas, täis võimalusi ja ilu. Igapäevaselt külluse märkamine tähendab ka pisiasjadele tähelepanu pööramist, tänutunde leidmist hetkes, mil päike soojendab su nägu või kui keegi sulle naeratab. Kui jagad oma teadmisi ja oskusi teistega, ei jää sa ise millestki ilma, vastupidi, küllus sinu ümber ainult suureneb. Piirangud on sageli vaid meie mõtetes, kui usud, et midagi on võimalik, hakkad märkama teid, kuidas seda saavutada. Külluse mõtteviisi jaoks on oluline ka vaimne praktika. Tähelepanelik olemine aitab sul märgata õnnistusi, mis muidu võiksid tähelepanuta jääda. Nagu aednik valib, milliseid seemneid külvata, saad ka sina valida, milliseid mõtteid oma meeles kasvatada, kas piiratust või küllust. Küllus ei tähenda ainult materiaalset jõukust, vaid ka kogemuste, suhete, teadmiste ja võimaluste rikkust, mis meid igapäevaselt ümbritseb. Võimalusi on alati rohkem, kui oskame näha. Külluse mõtteviisiga inimene ei küsi, kas see on võimalik, vaid hoopis, kuidas saaksin selle võimalikuks teha.